Selles videos käin läbi teksti vormindamise ja nagu näha, on esilehe postitusele tekkinud demo sisu ja on võimalik asuda seda admin poole peal muutma. Kuivõrd väga paljud funktsioonid tekstieditoris on tuntud tekstitöötlusprogrammidest nagu Bold ja Italic ja Bulletiga lõigud, siis ma katsuksin keskenduda sellele, mis erineb ja millega peaks arvestama. Kõigepealt on meil olemas siin kaks vaadet ehk visuaalredaktor, kus kõike kuvatakse niimoodi, nagu see peaks ekraani peal välja nägema, ja siis on olemas HTML-i vaade, kus seesama on näha tehniliselt HTML-is olevate märgenduskoodidega. Vahetevahel võib olla vaja siia poole peale tulla, kuid ma usun, et enamus satub sinna pigem kogemata ja võib ära ehmatada, aga kui siis nupuriba asendub sellise imelikuga, siis on vaja lihtsalt tulla tagasi visuaalredaktorisse. Nüüd nuppudest kõige selline vahest segadust tekitavam on see parempoolne ja see teeb seda, et ta avab lihtsalt nupuriba pikemalt. Hetkel on siin näha 2 riba mõningate pluginatega, mida me hiljem vaatame, võib neid juurdegi tekkida. Nüüd järgmine on mõeldud neile, kes tahaksid rahus teksti kirjutada või toimetada ja klõpsates selle peale kaob ära kogu WordPressi välimus ja meil on brauserist tõesti puhtalt tekstiredaktor. Ja sama nupuga saab ka tagasi. Nüüd teine võimalus saada rohkem kirjutamisala on vähemasti moodsamates brauserites see, et on võimalik tekstiala servast see lihtsalt sobilikule pikkusele venitada. Järgmine valik on spellchecker, õigekirja kontroll, mida vähemasti minu brauser eesti keele osas ei toeta. Aga järgmine nupp sarnaneb sellega, mis on Wordis lehekülje page break ehk siis lehekülje vahetuse koht ja teeb see sellist asja ehk et kui meil hetkel kuvatakse tervet uudist esilehekülje peal, siis lisades siia vahele selle more'i ehk loe edasi ja tehes uuenda, peaks mul olema võimalik näha, kuidas muutub esilehe kuvamine. Ehk siis pärast esimest lõiku soovitatakse minna ja lugeda edasi juba selle konkreetse postituse lehekülje pealt. Keda häirib see, et see link viskab alati siia keset postitust, siis on võimalik teemadisaineri paluda see asi korda teha. Tulles tagasi aga postituse juurde, siis järgmine, mida võiks siit näidata, on linkide lisamine. Kuidas siis seda teha? Klõpsates siia peale on meil võimalik siia tippida midagi, näiteks www.emhi.ee ja kuna link on segane, siis me saame siia alla selle, et see on ilmajaam. Ja kuvatakse seda pealkirja sellisel puhul, kui kasutaja liigub kas siis pärast editoris või pärast veebilehel kursoriga selle lingi peale, siis kuvatakse seda, mida me sinna pealkirjaks kirjutasime. Lingi parandamine, muutmine on siis samuti klõksates selle nupule on juba näha, mis siin eelnevalt on ja meil on võimalik näiteks öelda, et avatakse uues aknas, aga ma üldiselt ei soovita seda eriti kasutada. Nüüd lingi eemaldamine on olles lingi sees klõpsata parempoolsele nupule ja juhul, kui me tahame WordPressis linkida mõne teise lehekülje peale, siis teeksin mina lihtsalt niimoodi, et ma leian siit selle lehe, mille peale ma tahan linkida, ehk harjumused, parem klõksan, teen siis oma brauseris copy link address ja postituse editoris teeme nii, et teeme siit paste ja lisame. Nii, nüüd on siis tegemist saidisisese lingiga sellele leheküljele, mille me sealt teisest kohast asja valisime. Vorminduslikest küsimustest vahest väärib esiletoomist üks,
ehk tsitaadiplokk, mis oma tegelikus välimuses sõltub teemakujundaja tahtest, aga sageli on veidikene sisse joondatud, mõnikord on ennem seda ka suured kaunid algavad tsitaadimärgid või teist värvi taust või midagi muud sellist, et oleks võimalik teksti keskelt jupikest esile tuua. Sellega sellised mõistlikud kujundusvõtted siinkohal ka piirduvad. Aga meil on siin realiseerimata veel mitmeid asju, muuhulgas alapealkirjad. Ja selleks tuleks kasutada tekstivorminduse võimalusi. Siin kuvatakse kõik tuntud ja tunnustatud lõigutüübid, ehk siis tavaline lõik on lihtsalt lõik. Aadressitüüpi ma ei ole kuulnud keegi kasutaks. Siin allpool on näha lõiku, mille vorminduseks on eelvormindus, jällegi kuvatakse taustaga ja Courieri Shiftis sageli sobib näiteks mingisugusteks koodi või e-posti copy-paste'ide välja riputamiseks. Ja pealkirjad. Pealkiri 1 on see, mis on juba postitus enda pealkiri. Ehk seda korrata ei ole mõtet, järgmine tase võiks olla tõenäoliselt sellest väiksem, ehk siis pealkiri 2. Ja siit edasi, kui meil tuleb veel alapealkirja tasemeid, siis pealkiri 3, ma usun, et enamus meist rohkem oma teadlikus elus ei vaja. Nuppudest juhiks veel tähelepanu sellele, et siin on olemas selline nagu kustukumm, ehk kui me oleme andnud mingisuguse kujunduse tekstile, siis kustukummiga on võimalik see eemaldada hiljem. Ja need 2 nuppu, teksti kleepimine ja Wordi teksti kleepimine, on võimalused tuua sisse teksti vastavalt kas siis veebisaidist, paneme talle tavalise lõigu vorminduse külge, või Wordist. Ja mul on olemas siin Wordis ka üks väikene tekst, kus on näha, et on kasutatud heading 2 stiili, siin on boldi, siin on sees mingisugune hüperlink ja väike tabel. Ja kui ma teen sellele copy ja siin valin siis selle Wordi kleepimise, teen siin avanenud aknas paste ja lisan, siis tuuakse see tekst üle sellisena, nagu need samad stiilid on meie kujundusteemas loodud. Ehk isegi tabel tuleb üle, pealkiri on pealkiri 2, kuna see oli heading 2, hüperlingid toimivad ja nii edasi. Nüüd moodsamates Wordides, nagu minu oma siin Macis ja samuti Word 2007 ja uuemad, võib tõenäoliselt tuua ka tavalise paste'iga. Aga vanemad Wordid ja võib-olla ka vanemad brauserid koostöös võivad anda tulemuse, kus tuleb üle liiga palju Wordi enda märgendust. Ja selle vältimiseks on siis oluline kasutada kleepimiseks seda Wordi nuppu. Ehk kui te ei tea, kuidas teil toimub, siis kindlasti tooge sellisel kujul üle. Ja tehes uuenda ja avades uuesti siis meie lehekülje siin vaates, peaks siis olema nüüd näha ka siia lisatud Wordi tekst juba. Nii, kõik paistab välja nii, nagu loodetavasti soovitud. Nüüd mõni pisikene nipp siia juurde kuluks vahest veel ära. Nimelt on üks asi, mida meil sageli on elus vaja, see on nimelt tabelid. Ja kuigi veebikujunduses öeldakse, et ärge kasutage liiga palju tabeleid, siis tabulaarse informatsiooni esitamiseks on see täiesti õige formaat mõistagi. Ja kuna siin tabeli tööriista ei ole, siis nagu näha, oli meil võimalik seda tuua üle Wordist, aga on olemas veel üks võimalus. Nimelt on pluginate alt võimalik paigaldada endale TinyMC editori võimsamaks muutev plugin, ehk siis TinyMC Advanced. Ja kui ma selle sisse lülitan, siis tekib mul muuhulgas seadete alla võimalus öelda, mida ma soovin siin
näha. Ma ei hakka hetkel kõigil võimalustel peatuma. Mainiks vaid seda, et nagu näha, muutuvad veidikene nüüd need nupuread sellest, mida ma ennem demosin, tekivad juurde mõned, mida võib-olla ei oleks äkki vaja kasutada. Ja meil on võimalik siit lisada juurde erinevaid, aga hetkel pakuks mulle kõige rohkem huvi tabeli tööriistade komplekt. Ja ma tõstan selle lihtsalt siia 3. rea peale ja valin alt salvestamise. Nüüd minnes toimetama mõnda tekstilehekülge. Näiteks on mul siin üks selline nagu minust rääkiv lehekülg vist või, millel on olemas minu CV algus, aga ma tean, et mõningatele inimestele, korralikele inimestele meeldib see, kui CV on kenasti joondatud, et aastad on ühes tulbas ja tegevused on teises tulbas. Selleks on hea lisada siia tabel ja tabeli nupust on meil võimalik see tekitada. Öelda, et me tahame tabelit, kus on 2 veergu ja 1, 2, 3 rida ja lisame selle siia. Ja nüüd siis ei ole muud, kui tuleb need tekstid siia tabelisse tuua. Selle jaoks mul kahjuks mingisugust sellist head lihtsat lahendust ei ole välja pakkuda, aga teeme selle töö kiiresti käsitsi ära. Ja siis järgmised siin ei ole küll näha, kus see teine, see on natuke imeliku koha peal alguses. Nüüd kohe me paneme paika ka tekstide või lahtrite laiuse, aga toome ennem teksti üle. Nii, nüüd on siis tekst on olemas, vabandust, me pidime seda oma teise teksti. Ehk parandame selle ka veel kord ära. Nii, nüüd me saame teha kõiki selliseid tüüpilisi tabeliga seotud muudatusi, ehk me saame tabelit pärast vormindada. Meil on võimalik vormindada näiteks rea puhul rea kõrgust, mida me hetkel tegema ei hakka, ja meil on võimalik lahtri puhul öelda selle lahtrile laius. Ja kui me veerus esimesele lahtrile laius ära ütleme, siis see paneb paika juba ka ülejäänud laiuse. Ja ma arvan, et see võiks natuke kitsam olla, paneme siia mingisugune 100 või. Kuidas on? 100-ga läks liiga kitsaks. No paneme siis mingisuguse muu, paneme 150 näiteks. Et siis on arvatavasti piisav. Nii. Ja nüüd on meil olemas siis täiesti adekvaatne tabel. Ainus häda on see, et jällegi sõltuvalt teema loonud kujundaja suvast on tabel vaikimisi sellise halli joonega ümber ja samuti on jäetud siia lisaruumi ridade vahele selleks, et oleks õhku ja vabadust. Nüüd on võimalik minna oma disaineri juurde ja paluda see ümber teha, aga mina juba käisin oma disaineri ehk iseenda juures ja palusin luua endale juurde üks tabeli klass või tabeli tüüp, mille tüübiks oleks siis seebivabriku tabel. Ja nüüd on võimalik võtta ette tabeli editor uuesti ja määrata siit ära klass. Klass on siis selline, võiks öelda tabeli puhul tabeli stiil. Ja anname siia käsitsi sisse sellise, mida ta ise ei teadnud, aga selleks saab olema seebivabrik. Ja uuendame ja vaatame, mis juhtub, kui me uuendame seda ka lehekülje peal. Ja tuleme, vaatame seda, kuidas see minust lehekülg välja näeb. Loodetavasti peaks see tabel nägema välja. Vaat täpselt selline, nagu üks selline CV-s olev tabel võiks välja näha. Jah, paraku seda mul siin editoris niimoodi ei kuvata, aga see on järjekordselt asi, mida on võimalik paluda veebikujundajatele, et nad teeksid selle niimoodi, et see paistaks samamoodi välja ka siin editoris. Nüüd järgmised funktsioonid, millega võiks editoris edasi tegeleda, on seotud piltidega, aga sellest räägin ma juba järgmises videos. Kes tahab leida kõiki videoid ühest kohast, siis Tehnokrati veebist WordPressi alt leiab alati oma kasutaja
tasemele sobilikud õppevideod.